noh, saabudes juba sai tervitatud siin üht ja teist ja kes on tuttavamad, kes natukene võõramad, pole ammu näinud. Aga ma nüüd küsin teie käest, et kuidas te tutvustate, kui teil palutakse tutvustada kas ennast või oma naabrit või nii, millest te alustate? Nimest. Ja mis see veel võiks midagi olla, millega võiks nagu tutvustada? Ma arvan, et noh, näiteks kui mina ennast tutvustan, jah, ma olen Virve, ma olen pastor, siis see juba eeldab, mida ma teen, eks ju, minu noh, nagu eriala või tegevust, et ja noh, võib-olla ongi, et võib ju veel ka lisada, et hea küll, seda te teate, et pastor, aga võib-olla midagi veel, et noh, näiteks, et mulle meeldib käsitööd teha. Et noh, see on ikkagi see tegevus, millega ma tegelen. Ja sageli niimoodi tutvustatakse üksteist. Aga nüüd lähme, vaatame piiblist, kuidas Jeesus tutvustas kedagi väga olulist. Ja kui teil on piiblid, siis ma arvan, et täitsa võiks selle teksti ette võtta, sest sellel me peatume natuke samm-sammult pikemalt isegi. See on Johannese evangeeliumist, 16. peatükk ja loeme 7-13 salmid. Nii, Johannese 16, 7-13. Kuid ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailma selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. Kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Niisiis, keda Jeesus tutvustab? Püha vaimu. Ja täpselt. Ja see aeg, mil Jeesus oma jüngritele seda räägib, see on tegelikult selline keeruline ja muret tekitav just jüngrite jaoks. Nad ei saa aru, miks ja kuhu Jeesus nüüd ära läheb. Aga Jeesus selgitab, kes tuleb tema asemele. Ja Jeesus nimetab püha vaimu lohutajaks. Ja võib-olla sel hetkel on jüngrite jaoks see just selline kõige olulisem asi, sest nad on kurvad sellest mõttest, et Jeesus ära läheb. Ja selgust vajavad nad ka, sest tulevik ilma Jeesuseta näib ikka väga segane ja tundmatu ja tume. Nad ei saa aru, milles asi on. Aga lubadus, et püha vaim toob maailmale selguse, tähendab tegelikult hoopis enamat kui aru saada sellest, mis ainult homme hakkab või lähiajal hakkab juhtuma. Ja segasel ajal selguse saamine on üks kulda väärt asi. Kui me nüüd algkeeles seda sõna vaatame, mis on tõlgitud, toob selguse, siis piibli teistes tekstides on sama sõna tõlgitud ka natukene erinevate sõnadega, teisi väljendeid kasutatud. Siin on näiteks ka paljastamine, tõe rääkimine, tunnistamine, aga ka ümberveenmine, manitsemine, noomimine. Siit tuleb välja,
et selle sõna tähendus on hoopis laiem. Aga see tähendab ka seda, et püha vaimu tegevus on hoopis laiem. Aga seesama tekst. Jeesus toob esile 3 valdkonda, mille osas püha vaim toob siis selguse. Selgus patu kohta, selgus õiguse kohta ja selgus kohtu kohta. Kui rääkida patust, no siis tuleb meelde maailma kurjus ja ebaõiglus, kõik hädad, viletsused. Ning on tunne, et siis nagu laskub suur raskus sulle õlgadele. Kuid milline on see selgus, mille toob püha vaim patu kohta? Selle loetud teksti 9. salmis on väike laiendus. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Jeesusesse uskumine või ka mitte uskumine, Jeesuse mitte vastuvõtmine, see on, mis lükkab meid patusse. See ongi patt. Ja näide pühavaimu tööst inimeste südamete juures on nelipühipäevilt. Kui püha vaim oli laskunud, siis astus Peetrus ette ja püha vaimu poolt juhituna julgustatuna ta pidas jutluse, selgitades siis Jumala päästeplaani. Ja need, kes Peetrust kuulasid, nende kohta on Piiblis kirjutatud, et neil läks see südamest läbi. Igaüks mõtles enda olukorrale ja üks püha vaimu tegevuse tulemustest on, et inimene tunneb oma sügaval sisimas veendumust enda patususes. Ei olegi mahti ümber vaadata ega ohata, et küll kõik on hukas. Noorus on hukas, kõik tänapäeva maailm on hukas. Aga püha vaim toob selguse meie enda südames. See läbistab meie südame, nii et mõnikord on lausa valus. Ja sellega kaasneb see sügav sisemine kurbus ja igatsus, tekib igatsus meeleparanduse järele. Ja meelt parandada või pöörduda ei olegi võimalik, kui ei tea, et sa oled valel teel. Sa ei tunneks selleks lihtsalt vajadust. Kuid püha vaimu töö tulemusena saab selgeks, et olen patune, vajan päästet. Ja nelipühipäevil kuulates Peetruse jutlust tõusis meeste ja naiste südames hüüe, mida me peame tegema. See oli kahetsevate südamete selline siiras hüüd ja siiras küsimus, mida me peame tegema? Kuidas me peame edasi elama? Kes meid aitab? See on see, mida püha vaim teeb meie südametes. Toob selguse patu kohta. Aga järgmine samm, siis Jeesuse poolt nimetatud teine teema, mille kohta püha vaim selguse toob, see oli salmis 10. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. No, õigus üldiselt on siuke magus sõna, et nii hea on ju öelda, et mul oli õigus. No mul oli ju õigus. Või mul on õigus. Aga millisest õigusest Jeesus siin räägib? Me saame sellest aimu, kui mõtleme Jeesuse lisatud selgitusele, et ma lähen isa juurde ja teie ei näe mind enam. Jeesus läks isa juurde siis, kui tema
maapealne missioon oli lõppenud. Jeesus oli surnud ristil, kandes kogu maailma patusüü, samas ise jäädes patutuks, jäädes õigeks. See oli lunastusplaani üks osa, kuid järgmine, mitte vähem oluline osa on täita Jeesusel taevases pühamus isa juures. Meie kahetsuse vastusena jagab Jeesus meile oma õigust. Ja Johannes on kirjutanud seda kenasti lahti. 1. Johannese kiri, 1. peatükk 7-9 salmid. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja taas Johannesest veel. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu, aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Niisiis, tundes enda patusust, kurvastades selle pärast, kuid mitte osates edasi liikuda, muutub kogu eelnev kasutuks. Tunnistades, et olen ekslik, aga mitte vastu võttes Jumala poolt pakutud päästeplaani, ei jõuame mitte kuskile. Pühavaim räägib asjadest nii, nagu nad on. Pühavaimu eesmärk on, et inimesed teaksid tõde, et neil oleks asjadest selgus. Ja siinkohal on pühavaimule Jeesuse poolt antud nimi lohutaja eriti asjakohane. Kui patu tundmisele tulles kaasneb kurbus, siis pühavaimu töö ja eesmärk on näidata ja selgitada seda imelist võimalust osa saada Jeesuse Kristuse õigusest. Pühavaimu juhtimisel me mõistame lunastusplaani, selle terviklikkuses, selle täiuslikkuses. Ja see on hea sõnum. See pakub lohutust, see pakub julgustust. Kuid alguses, mis me lugesime teksti, Jeesus nimetab veel ka kolmandat teemat. Püha vaim toob selguse kohtu kohta. No nii, sõna kohus. Ma arvan, et nii mõnegi seas see tekitab vastakaid mõtteid ja tundeid. Sest kohus on see koht, kus keegi mõistetakse õigeks, keegi aga mõistetakse süüdi. Kellegi jaoks on see hea päev ja kellegi jaoks on see halb päev. Ja Jumala sõnas ei jäeta võimalust kahtlemiseks, kas kohus tuleb või mitte. Jah, see tuleb. Loeme selle kinnituseks vaid ühe teksti, see on Pauluse kirjast roomlastele 14 ja 10 salmist. Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette ja 12 salm. Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma. No nii, kohtumõistmine on Jumala loomuomadus. Kas on? Aga see tähendab eeskätt õiguse loomist ja õiguse jalule seadmist. Jumala soov on päästa inimest kurjuse ja ebaõigluse käest.
tema sihiks on inimeste päästmine, mitte hävitamine. Ja tõestusi selle kohta leiame kogu piiblist. Et päästmine ja kohtumõistmine ei ole kaks teineteist välistavat Jumala toimimisviisi. Vastupidi, et viia läbi päästetööd, mida Jumal on enda peale võtnud, peab ta ka kohut mõistma. Ja ilma kohtumõistmiseta ei ole päästet. Igaüks meist astub Jumala kohtu ette, igaüks vastutab tehtu eest. Aga nüüd pöördume taas meie selle esimese loetud teksti juurde, kus Jeesus kirjeldab püha vaimu tegevust. Need 3 võtmesõna, mille kohta püha vaim toob selguse. Patu kohta, õiguse kohta, kohtu kohta. Need on justkui 3 trepiastet. Kui oleme püha vaimu juhatusel läbinud teekonna patu tundmisest Kristuse õiguse vastuvõtmiseni, siis me ootame rõõmuga Jumala kohut, mil seatakse taas kogu universumis õiglus jalule. Aga kindlasti ei tohiks tähelepanuta jätta Jeesuse täiendust kohtu kohta, mida ta lisab, salm 11, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Kui räägime lõpuaja Jumala kohtust, siis ei ole teemaks ainult minu ja sinu õigeks või hukkamõistmine. Otsused tehakse hoopis kõrgemal tasandil. Konflikt on olnud Jumala ja saatana vahel. Ja kogu universum ootab vastust, kummal on õigus. Mässav ingel Lutsifer on esitanud terve hulga süüdistusi Jumala kohta. Ta on laimanud Jumala iseloomu ja need küsimused on õhus. Kas Jumal ikka on õiglane? Kas ta ikka on armastav? Kas ta on halastaja? Ja kohtus saab kõik selgeks. Kogu universumi ees avatakse igaühe tõeline pale. Kõik näevad Jumala õiglust, tema seaduste kooskõla, tema armastust ja halastust inimeste päästmisel. Kui nüüd keegi küsiks, et kohus alles tuleb, kuidas saab nii kindlalt väita, milline on otsus ja milline on tulemus? Kas on mingigi võimalus, et läheb teisiti? Ei ole teist võimalust. Jeesus ütles oma jüngritele juba enne oma risti surma, et vaenlane on mõistetud süüdi. See otsus oli juba siis olemas. Olen kuulnud arutelu, et mis siis oleks saanud, kui Jeesus oleks ristilt maha astunud? No, mis siis oleks saanud? Aga selline arutelu ei vii mitte kuskile. Sest see on mõttetu. Jeesus teadis juba enne risti surma, et on ainult üks võimalus talle kallite inimeste päästmiseks. Tema jaoks ei olnud teist võimalust ja ta oli sellest täiesti kindel. Meie nüüd tagantjärele võime kinnitada, et Jeesuse surmaga kinnitati võit vaenlase üle, ta mõisteti süüdi. Siin on meie jaoks kindlus tulevikuks. Tänane teema ongi olnud pigem natukene selline piibli uurimine. Me oleme seda teksti lahanud nüüd. Aga need 3 teemat, mida Jeesus nimetas, mille kohta püha vaim toob selguse, need on väga suured teemad. Ja
nendes on hõlmatud kogu lunastusplaani toimimise mehhanism. Jeesus tutvustas oma jüngritele püha vaimu. Kuid tema tulek ei puudutanud ainult tollaseid Jeesuse jüngreid, vaid püha vaim pidi jääma inimestega kuni maailma ajastu lõpuni. See tähendab, et püha vaim, tema ligiolu, tema abi ja juhatus, see on tõotatud ka meile. Püha vaim on meiega. Ja selleks, et vastu võtta püha vaim, peame mõistma tema tegevuse eesmärki. Me peame temaga tuttavaks saama, millega ta tegeleb. Niisiis, tuua meieni igaüheni lunastusplaan ning kindel usk ja selgus päästmise võimalusest. Püha vaim töötab, tegutseb vaikselt, samm-sammult. Ta on meie julgustaja, ta on meie lohutaja. Niisiis, meie võime olla samamoodi lohutatud ja julgustatud teadmises, et ükskõik, mis meid ees ootab, on Jumal meiega oma püha vaimu läbi. Ka nendes lõpuaja sündmustes, mida sageli nimetatakse, et kes siis küll püsima jääb. Me jääme püsima, kui meil on püha vaim. Oleme julged. Amen.